isikliku värava Põua lõpetas. Nii et mees, kes siin Pärnu Vapruse vastu vigastada sai ja nokku Musaba, äärepall Järvelaid, tsenderdus, tagumisse posti ja Tšiiri lööb 1-0 ära 12. minutil. Tsenderdus Järvelaiult ja Tšiiri ühe puutega paigutab selle palli täpselt sinna esiposti kõrvale ja Baturins ei suutnud seal seda palli võrgust välja hoida. Levadia 1, Harju 0 või Harju 0, Levadia 1. Ja no natuke jäi selline mulje, et jube lihtsalt või kuidagi selliselt ootamatult see värav tuli. Ei olnud just selles mõttes, et ei olnud siin kõrge pall Rudenko või jah, Baturinsilt ja seal on nüüd oi, milline kokkupõrge veel, aga siin tundus keha vastu. Sellest tuleb Ani Rusikaga seekord hästi vahel. Relva vastu, Levadia võib-olla on isegi kõige paremini mehitatud tiim, aga vaatame siit olukord, kus saab Harju kenasti löögile Reima. Musaba leiab Liivaku. Liivak Rudenko vastu, 2 number 23 omavahel, Robert Kirss kerkib seal päris kõrgele. Järvelaid ühe puutega posti! Mida oleks sealt? Erni Järvelaid on mees, kes renti vist ei ole. Aga Järvelaid nüüd kaitsefaasis aktsioonis Reima vastu, Reima pöörab. Kenasti üritab seal kannaga jätta, tuleb madal löök ja tuleb napilt väravast mööda. Ai, siin saab kätte ja siin ei ole kahte. Pall ära peale, kas sealt tuleb jätku, tuleb küll, Ani. Ja sööd tagasi Ermele. Erme on nüüd olemas seal, aga Verani on ka vastas. Kuiva jala ja 3 punktiga kinnitab see Jürgen Lorentsi vile. Harju 0, Levadia 1, Ernest Tadžiri 1 ainus värav. Toob siis Levadiale siit laagrist 3 võidupunkti, 3 rasket, aga seda magusamat võidupunkti. Tanel Tammik täna 3 punkti laagrist, aga tulid vist päris raskelt. No me teame väga hästi kõik, et suvel sellise vähe kuivema kunsti peal on ikka päris raske mängida, aga ma arvan, et lõpuks meil oli see ühtsus ja see tiimitöö oli see, mis lõpuks võidu tõi. No tiimitööst ja ühtsusest te rääkisite päris mitu vahetust algkoosseisus, ise ka ju päris tüki aja järel tagasi algkoosseisus Premier Liiga mängus. Kuidas olid need kõik nüüd taktikalised vahetused, nii palju kui sa oskad teada rääkida, et olid siin mingisugused tervisemured ka kellelgi või puhtalt lihtsalt panitegi värskema võistkonna lihtsalt? Ei no eks ikka meil mõndad on niisugused vigastused või mingid natuke hädad küljes, aga see ei muuda meie meeskonda, et meil on vahet ei ole, kas on 1-11 või on teine 11, et kõik on tugevad, kõik näitavad klassi siin ja ma arvan, et lõpuks ei ole vahet, kui palju me neid vahetusi teeme ja lõpuks tulemuse toome ära. No lõpuks tulemuse äratoomiseks pidite seal isegi Harju seda survet lõpuks kannatama, et oli mõni hetk selline tunne ka, et nüüd kuskilt hakkab rebenema või püsite kindlalt väljaku peal? Ei, meil selles mõttes paanikat ei olnud selles olukorras, et tahes-tahtmata, kui mängu lõpp on selline, et üks meeskond on tagasi, siis ta hakkab sirgjoonelisemalt otsima ja tulebki sealt rohkem piiki palli, aga meil on nii kaitses kui ka ründes ja keskväljal tugevad mängijad duellides, nii et me ei tundnud muret sellest. No, jutud liiguvad, et te jõudsite täna tavapärasest varem siia mängule. On see nii? Mis te tegite? Ei, me ei jõudnud nii palju varem, et nii nagu ikka, siuke 1,5 tundi või natuke rohkem enne ja nii nagu ikka, kombeks. Olgu nii, selge, aitäh sulle ja edu. Nii ja meie juurde jõuab nüüd ka Harju ÖTK kapten Andres Järve. Andres, 0-1 kaotus täna Levadialt, väga raske mäng, aga lõpuks ikkagi seda ühte väravat, seda ühte punkti kätte ei saanud. Mis su enda esimesed emotsioonid, mõtted praegu peas on? Eks ongi siuke, et olime mängus väga hästi sees, ma ütleks, et suutsime tekitada palju võimalusi. Ma ei ütleks, et nad oleks meist konkreetselt üle olnud, et suht võrdne mäng. Lihtsalt nad lõid ühe oma momendi ära, kui me seal pikemalt 10 olime, et jah, kahjuks läks nii seekord. Jääb midagi konkreetselt ka kripeldama sellest tänast mängust, mingisugune olukord rünnakul, mingisugune olukord kaitses, mis võib-olla esimese hooga nüüd tuleb, et oleks seal teistmoodi läinud? No, alati on need oleksid, on ju, et seal ikka peab edasi töötama, lihtsalt mõnikord läheb sisse, mõnikord ei lähe ja see on jalgpall nii-öelda. Et me töötame edasi, et nüüd tuleb väike paus, saame hinge tõmmata ja siis juba järgmised mängud.
esimene mäng Levadiaga sel hooajal 0-5, seekord kaotus tuli, aga täiesti teistsugune mäng ju tegelikult. Mis see kõige suurem vahe nende kahe mängu nii suures erinevuses on? Ma arvan, et me oleme lihtsalt tiimi dünaamika saanud palju paremini käima, et eks see hooaja algus, ma ütleks isegi need osad mängu, mis me võitsime, võib-olla ei mänginud nii hästi, kui me mängime isegi praegu ja kaotame. Et lihtsalt see on nagu niisugune loogiline käik, et mida rohkem tiim saab koos teha, seda paremaks lähme. No sina ise ka läbi lõhki tegelikult ju Levadia kasvandik. Kui palju need mängud sinu jaoks Levadiaga Harjusärgis erilisemad on? Natuke ikka ju on. Minu jaoks on need kõige erilisemad, et see tahe on just nende vastu kõige suurem. Muidugi teiste vastu ka alati mängin nagu maksimumiga, aga kui mäletada 2 aastat tagasi võitu siin, siis see oli kõige magusam, ma ütleks. Olgu nii, et